Ma olen täna kuulanud läbi päeva kõiki neid ettekandeid ja siis ma mõtlesin, et okei, et vähemalt nii palju ma suutsin ette näha, et ilmselt kõik need asjad, millest ma tahan täna rääkida, kõik räägitakse enne ära. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma siia siis nagu mingit oma nurka veel nagu leian. Ja jääme ikka oma liistude juurde, ma siis proovin veel natuke rohkem tulla, nagu selles paneelis mulle tundub, sinna inimese vaate poole ja mõtestada neid küsimusi. Aga ma alustaks ühest videost, mida te võib-olla olete näinud. Heli ei tööta vist. No see eesti keeles kindlasti ei kõla poolt ka nii hästi, sellepärast et lihtsalt ei kõla, see on sõnade mäng, aga tegelikult on see ju väga tähendusrikas ja ma korraks mõtlesin isegi küsida, et kas üldse peame edasi üldse rääkima või? Et ongi selge, et kui on nagu eeldatakse, siis igal juhul on mõlemad osapooled lolliks tehtud. Aga vaatasin, mis siis on, et siin eelnevalt on ka räägitud, et kõik need asjad, mis meieni jõuavad erinevate kanalite kaudu ja loomulikult, kui ma hakkasin ette valmistama selleks ettekandeks, siis ma vaatasin, mis minuni jõuab. Loomulikult, kes otsib, see leiab. Igasugu põnevaid uudiseid tuli. Ja täiesti nagu adekvaatsetest allikatest. Nature Communication, ERR, keegi siin ühes paneelis mainis, et kui on ERR-is, siis kindlasti usaldan. Millised toitained? Täiesti tavalised uudised. Ka emotsiooniga laetud täiesti teaduspõhine statistika. Ja siis loomulikult need patsiendilood, mida ma olen kõike läbi elanud, mida ma olen kogenud, mida ma olen tundnud, kuidas mind on koheldud ja siis kuidas me jõuame võib-olla õnnelikuma rajani. Ja ma tahan seda rääkida mitte selleks, et osutada kellegi poole mingil suunal, vaid rääkida pigem just selle tõttu, et see on meie igapäevane elu. Selliseid uudiseid tuleb päevas rohkem kui üks. Ja see, mida inimesed välja nopivad sellest, seda me kunagi ei tea. Me ei tea, mida nad täpselt märkavad, aga kuna neid uudiseid tuleb päevas erinevates kanalites, erinevate voogude, platvormide ja kõige muu kaudu palju, siis ühel hetkel võib olla täiesti mõistetav, miks tekib selline segadus peas, et mis asi see õige asi on, mida üldse teha. Ja seda on siin täna juba korduvalt öeldud. Ja võib-olla see, mida ma tahaksin siin täna nagu edasi anda ja kanda, ongi see, et kuidas leida seda mõistmist, miks nad hakkavad nii käituma, miks nad, kuidas me iganes neid siis nimetame, miks nad hakkavad seda tegema. Et siin on ühtepidi nagu selline paratamatu protsess, sest kõik need asjad juhtuvad päris elus igapäeva meedia jälgimisel või ka igapäeva suhtlusel inimestega. Selleks, et natuke raamistada tänast vestlust või seda ettekannet, ma võtsin 2 slaidi, mida ma tegelikult ka eelmise aasta konverentsil juba kasutasin. Aga lihtsalt, et meile ka meenutada, sest me esitame siin ka täna küsimusi, et mida me teeme ja mis on see üks ja õige lahendus. Ja tegelikult ma ei taha isegi öelda, et ainult tervises ei ole, vaid elus üldjuhul ei ole lihtsaid probleeme ja lihtsaid lahendusi. No okei, meil oli lõunapaus, kõht oli tühi, läksime sõime, ära lahendatud, on ju. Aga kui me räägime sellest, mis päris elus toimub, mõtleme kas või tervisest väljapoole, siis tegelikult me räägime nurjatutest probleemidest, kus me võib-olla ei suuda isegi ära defineerida, milles see probleem on. Rääkimata siis, et me suudaks siia õige lahenduse pakkuda. Ja see ei ole ka mitte sellise masenduse tekitamiseks, vaid vastupidi võib-olla selliseks 2 jalaga maale toomiseks, et see on okei, kui me alati ei tea. Ja see on okei, kui me ühe korraga ei lahenda probleeme ära, sest need ei olegi võib-olla ühe korraga lahendatud. Ja teine selline mõte, mida ma otsustasin täna rääkida, lihtsalt selleks, et me saaksime aru, mis juhtub, eriti just haiguse või selliste negatiivsete uudiste valguses. Ka väga vana mudel 60-ndatest, algselt loodud leina staadiumite mõistmiseks, aga väga palju kasutatud meditsiinisotsioloogias ka haiguste mõtestamisel ja miks inimesed elavad mingeid etappe läbi. Ja nagu te näete siin, see ratsionaalne ja mingi otsustamine ja käitumine, see ei ole esimeses järjekorras. Esimeses järjekorras on šokk, eitamine, frustratsioon, depressioon, see, kui kiiresti need etapid lähevad, sõltubki sellest haigusest, inimesest, sellest, kuidas me aitame ja toetame. Igal juhul, kui see emotsionaalne plokk on seal ees,
siis me võime seda ratsionaalset info jagamist teha, aga see lihtsalt ei jõua võib-olla kohale. Ja jällegi hiljutisest meediast Peep Veedla, kes ütles otsesõnu selle ära, selle tõttu ma selle pildi siia panin. Algus oli üsna masendav, tekkis depressiooni oht. Tema sai, kui mäletan, maovähi diagnoosi. Ehk et ta ütleb otsesõnu ära, et algus on masendav ja seda ütlevad ka paljud vähihaiged, et sellel hetkel, kui ma kuulsin sõna vähk, mul põhimõtteliselt pea oli tühi, ma enam mitte midagi muud ei kuulnud. Aga visiit arsti juures läheb edasi, infot tuleb peale. Ja et tulla täiesti juurde, siis millest me üldse räägime? Me oleme päev otsa rääkinud kommunikatsioonist, meil on siin, nagu öeldud, 200 inimest saalis, väga palju teisel pool ekraani. Kommunikatsioon on tähenduse koosloome ja see ei ole mingi loosung. Sest vaadake, kui nagu 2 inimest saab kokku, siis mõlemad toovad sinna oma psühholoogilise ja füüsilise konteksti, oma kultuurilise konteksti, oma sotsiaalse konteksti. Ja selles suhtes, kui me räägime nagu, ütleme, arstist ja patsiendist või meist kuskil mingisuguses tervisesituatsioonis, on alati oluline suhete kontekst. Me võime olla ükskõik kui inimkesksed ja patsiendikesksed, aga teatud määral võimusuhe sinna jääb. Juba läbi selle, ma ei mõtle siin nagu inimlike suhete mõttes või nagu käitumise mõttes, vaid see läbi, et arstil lihtsalt ongi rohkem teadmist, oskust, võimalusi kirjutada saatekirju, võimalusi teha analüüse, võimalusi nii-öelda anda tempel, et kõik on õige, oledki haige, võidki puududa töölt, võid teha mingeid muid asju. Ja see tähendabki seda, et me sageli mõtleme, et anname selle materjali kätte ja siis hakkame tegutsema. Aga tegelikult on üsna oluline etapp see, et me peame aru saama ja neid kontekste kuidagi moodi ühtlustama, eks see tähenduse koosloomine sinna üldse tekiks. Sest vastasel korral me võime mingid sammud õigesti teha, aga võib-olla pikas plaanis ebaõnnestume, aga võib-olla alguses üldse ei õnnestu, sest mulle tundubki, et arst üldse ei kuulagi. Ja veel kord, ma ütlen seda kindlasti täna veel paar korda. Minu eesmärk tänasel ettekandel ja üldse ka mu teadustööl ei ole mitte kuidagi nagu osutada mitte ühegi tervishoiutöötaja poole. See lihtsalt on selline paratamatus, mis nendes oludes juhtub ja mis tuleb kaasa ka läbi selle, et me olemegi ajasurves või mingisuguses ressursipuuduses. Aga lihtsalt, et see aitab võib-olla mõtestada, miks nad vahel teevad imelikke asju ja miks nad ei tee siis seda, mida me soovitame, miks nad ei tee seda, mis tundub õige ja ongi õige. Ka sellest on täna juba korduvalt räägitud. Me ei ela enam mingisuguses ühtses maailmas, kus on üks autoriteet, kes ütleb, kuidas on. Me tegelikult isegi tahame, et inimesed oleksid ise aktiivsed. See aktiivsus paratamatult toob kaasa selle, et meil on erinevaid autoriteete. Ka seda poliitikute teemat mainiti. See, mida AI veel kaasa toob, eks me seda näeme, aga me võib-olla peaksime sellele teadlikumalt mõtlema. Ja kuidas me siis teame, mis õige on? Jällegi ette valmistades minuni lihtsalt jõudsid sellised huvitavad asjad, et me mõtleme, et kõik inimesed hirmsasti tahavad istuda ümber laua koos arstide ja teiste spetsialistidega ja teha otsuseid oma elu üle. Kõik alati ei taha. Eriti need, kes tunnevad, et reaalselt on selline olukord, et ongi elu ja surma küsimus. Ma ei taha otsustada, kui mul on spetsialist, kes tegelikult teaks, mis mulle parem oleks. Aga seda ei saa kuidagi muud moodi teada, kui selles samas tähenduse koosloomises. Ma nüüd valisin välja mõningaid tsitaate oma teadustööst ja siin on sattunud nii neid, kus me oleme rääkinud alternatiivmeditsiinist kui ka täiesti nendest samadest teemadest, mis täna on juba siin kaetud. HPV vaktsineerimisest, sõeluuringul osalemisest, et proovida natukene seda konteksti avada, et miks need asjad siis vahel ei õnnestu sellisel viisil. Info usaldusväärse küsimus, terve see paneel, mis meil enne seda väikest kohvipausi oli, et kuidas ma tegelikult saan aru. Ja inimesed on mulle intervjuudes öelnud näiteks, et üks kriteerium on see, et ma vaatan, kui palju inimesi kasutab. Natukene selline loogika, kui enamik kasutab ja neid enamik minusuguseid veel on ju, keda ma ka usaldan, siis võib-olla kasutangi. Samal ajal, kui keeruline on täna hinnata selle allika usaldusväärsust meil kõigil, me võime tervisest välja astuda. Meedia on täis neid lugusid, kuidas kõrgelt haritud, kõrgel positsioonil olevad inimesed täna on saanud telefonipettustega petta. Sest sellel hetkel sa olid kas haavatav, sulle tundus see asi õige, see tundus õige, me võime kõik libastuda. Ja siin on täpselt seesama, et see tundus õige asi. See tundus teadusartikli laadne, isegi teadlasele. Me teadlastena, kes on teadlased või teete teadustööd,
me teame, et vahel läheb jupp aega, et üldse aru saada, mis artikkel see on, mis ajakiri see on ja nii edasi. Ja nüüd see satub kellegi kätte, kellel võib-olla neid pädevusi ei ole. No, mis selle meediaga teha, ega meedia ülesanne ongi neid asju kajastada. Ka see esimene slaid ei olnud selleks, et kuidagi nagu siin näpuga viibutada. Neid lugusid ongi vaja rääkida, sellepärast, et inimesed on väga erinevad ja erinevad inimesed vajavad erinevaid viise. Aga on tõde ka see, et kui ma olen mingi seisukoha võtnud, et eks ma siis hakkangi ju otsima, nagu siin eelkõnelejagi rääkis, enda sarnaseid. Ma hakkan otsima neid lugusid, mis kinnitavad, et see, mida mina teen ja olen valinud teha, see on õige. Ja siin näiteks gripi vaktsineerimise näitel, et ma otsingi neid lugusid, kus ei olegi võib-olla kõik väga hästi läinud, sest see aitab minul kinnitada, et ma tegelikult täna teen õige valiku, sest näete, tal ka juhtus nii. Ja siis on kohanemisstrateegia, see nüüd on konkreetselt uuringust, kus meil oli juttu alternatiivmeditsiinist, ühe kroonilise haiguse patsientide näitel. Ja see, mida inimesed tegelikult vajavad, on tegelikult rääkimist, sest küsimus ei ole selles, et tahetakse vastanduda arstiga, aga see on paratamatult selline koht, et kui me tahame seda individuaalset vastutust ja inimesel puudub muu oskus, siis tahetakse oma leidusid kellegagi jagada ja alternatiivmeditsiini kohta tegelikult tekib selline kohanemisstrateegia, mis on mõneti nagu hästi nukker. Et kohanemisstrateegia ei ole see, et kui arstiga saan rääkida, et siis jätan kasutamata, vaid lihtsalt tean, millisele arstile saan rääkida ja millisele mitte. Et sellised natuke drastilised näited. Ja ka nende kuulsate inimeste puhul päris mitu on öelnud, et me peame kogu aeg nagu suurendama seda isiklikku vastutust ja olgem ausad, see on absoluutselt vajalik. Sellepärast, et muidu me lihtsalt selle vananeva ühiskonna ja muude ressursside puuduses tegelikult ei saa ühel hetkel hakkama. Aga inimesed ise jällegi tunnevad, et ühtepidi, et ma tahan ise otsustada, ma tahan ise kontrollida, sest kui ka haigus tuleb, siis kontroll oma elu üle on veel ainuke asi, mis mulle üldse jäänud on. Kui ma siin ka ei saa kaasa midagi öelda, no mis ma üldse väärt olen. Ja teistpidi seesama oma keha tunnetamine. Ka ju asi, mida me tegelikult peaksime hindama, ilmselt hindamegi, aga usute või ei, see tsitaat on tervishoiutöötajalt. Nii et kogu aeg nagu mõelda, et miks nad seal keegi rumalad on, et tegelikult need ei ole. Need võivad olla ka tervishoiutöötajad, kes ütlevad, et küll ma tean neid asju, ma ise olen neid õppinud. Ja samal ajal on iga tervishoiutöötaja inimene, kannab võib-olla mingit kultuurilist, mitte vist, vaid kindlasti kultuurilist asja, kuidas meie kultuuris on normaalne, kui sul ei ole sümptome, kas on normaalne arsti juurde minna? No ei sa ikka päris imelik siis oled, siis sa mingi hüpohondrik oled. Ja nii mängitakse välja sellele, et ma tunnen oma keha. Tänapäeval ilmselt võiks täiesti üle küsida, et kui palju usaldatakse ka näiteks nutikella, et küll ma siis lähen, kui nutikell hakkab mingit häiret andma mingites küsimustes. Nii et need on selles mõttes olulised kohad, kus nagu proovida mõista ja aru saada, et see ei ole mitte otseselt lihtsalt vihuti tegemine, vaid et mingitel põhjustel tekib selline uskumus, et küll mu keha siis märku annab. Taaskord meie ju teame, et võib-olla vähk ei anna endast enne märku kui 4. staadiumis ja siis ongi küsimus, et kuidas seda kommunikatsiooni nii korraldada, et tegelikult inimesed ikkagi teadvustaks neid teemasid. Ja ka midagi sarnast ma kuulsin täna ühes ettekandes, et inimesed ju elavad oma igapäevaelu ja selles elus juhtub ka igasuguseid asju. See konkreetne tsitaat ja intervjuu oli naisega, kes oli väga äkiliselt kaotanud oma abikaasa, kes oli tema põhimõtteliselt seljatagune. Ja ta ütles mulle, et ta just on praegu nüüd saanud jalad uuesti alla, tal on tekkinud see uus roosa mull, et elu on täitsa tore. Ja ta oli valmis pigem siis elama sellega, et ma ei lähe sinna sõeluuringule, sellepärast, et mõtle, mis siis saab, see roosa mull läheb katki, kui ma saan teada, et mul on vähk. Et ma parem siis elan praegu edasi ja vaatan, kui ma olen valmis selleks, et see roosa mull võib lõhkeda, küll ma siis edaspidi lähen. Nii et jällegi, et tulles ka selle sama Kübler-Rossi moodeli juurde, et võib-olla ongi nagu see sama koht, et inimese muud emotsionaalsed seisundid, mis on jäänud kuidagi moodi ripakile äkki, mis ei ole saanud vastust, mis ei ole saanud abi ja tuge piisavalt ja seetõttu ei ole inimene valmis mingisuguseid ratsionaalseid otsuseid ja lahendusi tegelikult oma ellu laskma.
Ja siis me jõuame sinnani, et ikkagi vaatamata sellele, et meil on see kirjusus ja paljusus meedias, allikates, autoriteetides, on meil ikkagi arstid. Ja meil on väga suur hulk ikkagi väga ratsionaalselt mõtlevaid inimesi, kes lähevad ja küsivad arsti käest, et mis siis teha ja mis siis saab. Aga kui sa lähed ja küsid, et kas ma peaksin oma tütrele HPV vaktsiini tegema, ja sa lähed oma günekoloogi juurde, kellega sul ilmselt on väga usalduslik suhe, kes võib-olla on sind läbi kõikide su raseduste, sünnituste ja muude naiste tervisega seotud küsimuste toetanud ja tema ütleb, et võib-olla pole hea mõte, et las tal algavad enne päevad. Arvamus, millel ei ole mitte mingisugust tõendust ju taga, siis see tundub inimese jaoks hea argumendina, sest see ei ole mingisugune udu. Ma läksin reaalse inimese juurde, ma ei saanud seda kuskilt doktor Google'ist või AI-st. Või näiteks, kui perearst ütleb, et miks minna rinnavähi sõeluuringule, see on ju samamoodi kiiritus, miks seda niisama teha. Ehk et see paljusus on suur ja see, kuidas lõpuks see otsus või arvamus kujuneb. Seal võib olla väga palju tegureid ja ilmtingimata need ei ole mingi liba või mingi muu, millest siin ka järgmine paneel kohe otsa tuleb. Need on väga erinevad tegurid, mis võivad panustada ja väga adekvaatsed põhjendused. Ja inimese jaoks võib olla tõesti nagu keeruline siis nüüd otsustada, et kui minu gynekoloog või mu perearst on mulle seda öelnud, et ma usaldangi teda, miks ma peaksin sellele kuidagi vastu seisma. Nii et võttes kuidagi selle teema siis kokku, et võib-olla meid kõiki rahustab natuke maha, et meil on nurjatu probleem, kõik need terviseprobleemid, kõik need ennetuskäitumisega seotud probleemid on nurjatud alates sellest, et mida me kultuuriliselt tunneme ja kuhu me käitumise muutmisega jõuda tahame. Me tegelikult kommunikatsiooni mõttes räägime ühisest tähendusloomest. Sellepärast, et nii kaua, kuni me teeme kas ühesuunalist kommunikatsiooni või me ei ole kindlad, mis seal toimub, me tegelikult ei saa aru, kuidas inimene üldse sellest aru sai, mida meilt küsiti või mida me talle ütlesime, siis nii kaua on need probleemid või kui me satumegi olukorda, kus me lihtsalt võib-olla ka tahtmatult häbistame ja ütleme talle, et kes see nii rumalat asja nüüd siis küsida saab ja sa ei saa ka ometi nii loll olla. Võib-olla ta järgmine kord ei taha siis tulla, aga see on see äärmuslik näide, et tegelikult seal võivad olla mingid väikesed nüansid ja kuidas seda ühist tähendusloomet teha, see ongi koht ju, kus me tervisekommunikatsiooniga panustame, tervisekommunikatsiooni kui teadusega. Sest kommunikatsioon on protsess ja see ei ole mingi ühekordne akt, see ei ole see, et nüüd tulid, andsime info kätte ja nüüd läheb nagu lepase reega või muud moodi. Aga kuhu ma välja tahan jõuda on see, et lapatas ükskõik millist tervisekommunikatsiooni õpikut, mis nagu välismaailmas on ka ikkagi juba võib öelda ka 10 aastaid vana, siis kommunikatsiooni nimetatakse rasvases kirjas kliiniliseks võtmepädevuseks. Et see ei ole nagu lihtsalt selline tore, pehme suhtlemisoskus, vaid see on võtmepädevus, see on erialane võtmepädevus, mis tähendab ka seda, et ka selle puhul ei piisa, et me seda õpetame natuke ülikoolis või et see on kuidagi nagu väga inimesepõhine, et kellele istub ja kellele mitte, et mõnele arstile istub ja mõnele ei istu. Et see on asi, mida tegelikult tuleks samamoodi süstemaatiliselt teha ja tõesti tuginedes sellele teadusele, mida me ka Eestis siin teeme, sellepärast mul on hea meel, et Katrin Tiidenbergi vedamisel me eelmisel nädalal tegelikult lõime tervisekommunikatsiooni võrgustiku ja Katrin juba mainis siin neid uuringuid, ma panin paari tema uuringu slaidid ka, mis Eestis siis lisaks praegu käimas on. Nii et kuidas inimesed tegelikult siis loovad ja tõlgendavad seda usaldust tervise ja heaoluteemalise suhtluse kontekstis, pluss siis ka see tähendusloome sotsiaalmeedias. Just selle tervise ja rahvapärase mõtteviisi on see siis nimetame seda siis alternatiiviks või millekski muuks, aga me ei saa sealt üle ka ümber. See on meie kultuuriline pärand, mis ikkagi liigub meiega kaasa. Nii et tegutseme ja oleme olemas. Võib-olla see on see oluline teadmine, et me teeme teadust sellel teemal Eestis üsna mitmes ülikoolis. Aitäh! On tulnud ka küsimus publikust. Kadi Lubi kirjutasite ka raamatu samal teemal, mis oli ajendiks? Jah, mul oli selline huvitav periood elus, kus mul ei olnud mitte midagi paremat teha. Mõtlesin, et paneks kõik need samad Eesti uuringud ja teaduse kokku. Ajendiks oligi tegelikult see, et mulle tundus, et meil ei ole lihtsas keeles
räägitud nendest tervise ja haiguse muudest teguritest, mis meid neid otsuseid üldse ajendab. Nii et selle tõttu jah, sai üks selline populaarteaduslik raamat kirjutatud ja tegelikult ma väga palju hoidsin kuklas ikkagi tudengeid, aga ka võib-olla praktikuid. Et näidatagi ära, et milline see tõenduspõhisus seal tervisekommunikatsiooni taga tegelikult on, kuidas me seda tõendust loome. Suur aitäh! Kadi Lubi, daamid ja härrad!